Tere hommikust veel teile kõigile ja mul on hea meel tervitada teid nii oma osaliselt siis täielikult, aga osa perekonna poolt. Ehk me oleme siin vähendatud koosseisus oma perega Karita ja Marta ja Kataga. Meie viimastel aegadel meie pere, kui me kusagil käime, siis sageli me oleme selline 2 noorema lapsega pere, aga tore on siis vahel mõelda, meil 13 tegelikult veel. Lihtsalt nemad on juba piisavalt suured, et meil on omi kohustusi ja sellepärast me oleme siin täna 4. Samuti mul on hea meel tervitada Riste koguduse poolt. Nii et ma arvan, et midagi seob Viljandi kindlasti Riste kogudusega ka, vähemalt see, et Viljandist päris sageli on noored Ristel, kellest meil on väga hea meel, kui nad tulevad ja kaasa teenivad ja nüüd, kui ma üks esimesi inimesi, keda ma täna siin nägin, Tarmo, siis Tarmo on Ristel olnud enne, kui meie seal olime, aga lood Tarmost ja Ristelist on jätkuvalt Ristel, neid räägitakse ja mõtleme tänuga sellele. Mind Viljandiga seob päris mitmeid asju, kui ma mõtlen tagasi, on selliseid toredaid ja vähem toredaid mälestusi. Ma nimelt käisin siin spordilaagrites, kui ma olin selline, ma ei tea, 10, 12. Üldiselt tolle aja spordilaagrid väga innustavad ei olnud, mulle see aeg väga ei meeldinud. Ei olnud mobiiltelefone 2 nädalat, tuli olla üksi kodust eemal ja olin selline natuke memmekas, mul oli päris raske see aeg. Aga üks tore asi oli, et siin, ma arvan, et samas pargis kusagil oli tolle ajal mingi värvilised purskkaevad ja siis üks kord 2 nädala jooksul meil lubati olla kella 12 öösel üleval, et tulla see värvilise purskkaeva vaatama. See oli ilmselt üks helgeid sellest spordilaagritest ja teine helgeid oli see, et Viljandi kesklinnas oli mingi legendaarne pontsikubaar, kus siis me kilode viisi pontsikuid ostsime, et see oli ka tore. Spordilaager oli nagu ta oli. Aga selline helge mälestus on see, et siin linnas ma kunagi lubasin suure suuga, ma õppisin midagi, ma õppisin, et katteta lubadusi ei tohi anda. Me nimelt olime noortega ühte pulma minemas ja siis kõik tahtsid punaseid roose osta ja mina ütlesin, mina tahan osta kollaseid roose ja mind vaadati natuke imelikult ja siis ma natuke solvunud ütlesin, et mina oma pruudile kunagi nii 1000 kollast roosi. Ja ma ei teadnud, et minu tulevane pruud ja täna abikaasa oli autos ja 23 abielu aasta jooksul on tulnud mõnda korda meelde tuletada. Nii et ma arvan, et mul mõnisada on kingitud ka, aga ilmselt on veel tükk maad minna. Nii et Viljandi on tore koht meie pere jaoks. Viimasel ajal me põhiliselt oleme siit läbi sõitnud, täna oli tore siia pidama jääda, läbi sõitnud kas Nuutsakule või Pärnust erinevaid ülesandeid täites. Nii et aitäh, Anna, et sa kutsusid ja aitäh, et olete meid vastu võtnud ja võrratu päev imeline ilm täna tulla Viljandist, kus on järg ka, et võib-olla pärast saab kusagil ennast kasta ja jalutada. Mõtlesin ja küsisin kuidagi Jumalalt, et mis võiks olla see sõnum, mida Jumal tahaks jagada täna ja korraks kuulasin ka, mida Allan soovitas. Allan ütles, et kui sa millestki uust ei oska rääkida, et sa rääkida, mida kutses keskes meeskonna tunnetega toimuda. Ma võin Allan seda sinuga iga kell rääkida, kui sul on tunnet, et sul on teema. Me oleme alati kaaslased ilmselt mõnest mõttes selles osas, aga täna kuidagi Jumal tõstis esile midagi muud. Ja mu südamest olid 3 küsimust, mida Jeesus küsis oma järgijatelt. Ja tahaksin peatuda nendel 3 küsimusel. Esimene nendest on, kelle teie ütlete minu olevat? Teine on, kas teie tahate täna minna? Ja 3, kas ta armastab mind? Ja need kirjakohad on seal juures, me peatume iga ühe juures, aga see esimene küsimus, kelle teie ütlete minu olevat? Ja kui me loeme seda siis Matteuse evangeeliumi 16. peatükist, seda lugu, siis seal on läinud jutud lahti Jeesusest. Jeesusest räägitakse, et huvitav, kes ta selline on, ta teeb imetegusid ja siis talle omistatakse selliseid erinevaid tiitleid, et äkki ta on üks prohvetitest ja kuidagi püütakse selgitada, et igal juhul ta on keegi, kes on eriline, aga kes ta selline on.
esikõneleja sageli jõudmise seas, siis Peetrus ütleb midagi väga tähenduslikest. Midagi sellist, mida me võib-olla täna võtame kuidagi nagu loomulikult. Kui sa oled Jumalaga kohtunud, siis sinu jaoks on see sõnum või sinu jaoks on see vastus kuidagi loomulik, iseenesest mõistetav. Aga ma arvan, et ei Peetruse ega isegi Jeesuse lähemalt ümbrite jaoks. See ei olnud nii iseenesest mõistetav. Ja ka Jeesus ütleb seda, et seda sa ei ole öelnud oma inimlikust teadmisest, et seda sa oled öelnud sellepärast, et mu isa on seda jõudnud läbi vaimusele. Ja Peetrus ütleb talle, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ma ei tea, kuidas on sinu tunnistus ja usutunnistus täna. Võib-olla see on sinu tunnistus ka. Sa oled võib-olla öelnud Jeesusele, sina oled Messias, sina oled elava Jumala poeg, sa usud seda. Võib-olla sa oled alles teekonnal. Võib-olla sa küsid samamoodi, kes on Jeesus. Mulle me meenus, me hiljuti ristisime ühe uue koguduse liikme, kes muideks on ka siit Viljandimaailmast pärit, ja tema lugu kuulates see kuidagi nii puudutas mind, see, kuidas Jumal päriselt otsib ja igatseb inimesi, kuidas ta mitte lihtsalt ei oota, et inimesed tuleks tema juurde, vaid tegelikult ta otsib ja saadab sinna inimesi teele, saadab küsimusi teele. Ja siis, kui ühel hetkel see noor naine nagu oli kogenud midagi, et on Jumal ja ta juba tunnistas seda, et on Jumal ja siis ühel hetkel ta on ühel teenistusel ja lõpuks kuidagi mu südames küsib, Jeesus, kes sa oled? Jeesus, kes sa oled? Ja siis ta saab selle sama vastuse, mina olen sinu päästja. Mina olen sinu päästja. See on tegelikult see, mida siin Peetrus ütleb, Messias, päästja. Mina olen sinu päästja. Aga vaadake, see, kes Jeesus on, ja isegi kui me ütleme, et jah, sa oled Messias, sa oled Jumala poeg, see ei ole tegelikult ainult usu küsimus. See ei ole see ainult, kas ma usun, et Jumal on olemas, kas ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, kas ma usun, et Jeesus on Messias, vaid küsimus on isiklik. Kes on ta sinu jaoks? Kes on ta minu jaoks? Kas ta on minu päästja ja mida see tähendab minule praktiliselt? See tähendab tegelikult seda, et see on suhe. See on mingi suhe ja kui Jeesus ütleb, kui Jeesus küsib seda, keda inimesed ütlevad minu olevat ja kui Peetrus vastab, siis see küsimus ei ole ainult usus, vaid küsimus on identiteedis. Küsimus on, kes on Jeesus päriselt. Ja see on kõige sügavam Jeesuse identiteedi tunnus, mille siin Peetrus välja ütleb. Jeesus on päästja, isiklik päästja iga inimese jaoks, kes teda otsib. Jeesus on Jumala poeg. Jeesus viitab pidevalt oma isale. Ütleb, et ma olen tulnud tegema ainult isa tahtmist. Ja ma tahan rääkida ainult seda, mida isa räägib. Ja ma olen tulnud selleks, et teil oleks ühendus isaga. See on Jeesuse kõige sügavam identiteedi küsimus. Aga teate, see ei ole mitte ainult selles vastuses. Kui Jeesus küsib sinult, kes ma olen sinu jaoks, siis selles vastuses ei ole küsimus ainult Jeesuse identiteedis, vaid see vastus tegelikult määrab ära ka sinu identiteedi. Kes oled sina? Kui sina ütled, et Jeesus on sinu päästja, kui sina ütled, et Jeesus on Jumala poeg ja see on isiklik suhe, siis see ei ole lihtsalt usu küsimus, vaid see on sinu identiteedi küsimus. See on kõige sügavam ja kõige olulisem identiteet, mis meil saab olla Jumalas. Kui Jeesus on meie päästja, see peaks muutma kõike. See peaks muutma mitte lihtsalt meie uskumust või uskumist, vaid see peaks muutma seda, kuidas me elame oma igat päeva. Võib-olla me peaks seda küsimust endalt ikka ja jälle, isegi igapäevaselt meelde tuletama, kes Jeesus sa oled minu jaoks täna. Mida Jeesus sa tahad minu kaudu, minu sees ja minu kaudu teha täna. Meie identiteet läbi Jeesuse, kõige suurem identiteet, mis meil on see, et tegelikult me oleme Jumala lapsed. Ja vahel me võtame seda ka kuidagi, ma olles kasvanud kristlikus kodus ja mul koguduses üks koguduse vend, kes on alles ka hiljuti tulnud, leidnud Jumala ja ütleb, et sina oled selline kristluse lusikas suus sündinud. Ja ühest küljest ütleb seda võib-olla sellise nagu hea tooniga, aga teist küljest võib-olla seal on ka natuke seda, et sa nagu alati võib-olla ei saa päris hästi aru, mis on nagu ka väljaspool seda elu ja
ja samas ongi nagu niivõrd tore ja kuidagi julgustav ja kinnitav näha neid, kes tulevad, kelle puhul sa võib-olla mõni aasta tagasi oleks vaadanud peale öelnud, et noh, ma ei oska kuidagi näha, kuidas see inimene võiks saada Jumala lapseks. Ja siis Jumala vaim midagi teeb, Jumala vaim midagi muudab ja nad saavad Jumala lapseks. Ja korraga see identiteet muutub, mitte lihtsalt see, kuidas ta käitub või kuidas ta räägib, vaid midagi muutub tema identiteedis. Ja kui Jeesus on meile isiklikult meie päästja, siis me saame Jumala lapseks. Ma ei tea, kas sa oled vahel praktiseerinud seda, mida Jeesus praktiseeris, et küsida kellegi käest, keda inimesed ütlevad minu olevat või sinu olevat või keda sina ütled minu olevat. Mina ei ole seda tegelikult väga teinud. Küll aga pani see mind mõtlema nende identiteetide peale, mis ka minul on. Minu esimene identiteet on olla Jumala laps. Aga neid identiteete on minu elus veel. Ja need on need identiteedid ja kui ma mõtlen selle peale, millist elu ma tahan elada, siis need, kes ma olen, peaksid määrama ära selle, mismoodi ma elan oma igat päeva. Meil on erinevaid rolle, meil on erinevaid ülesandeid. Aga nii vahel võib-olla kurb, kui seda pole ka endal tunnistada, igasugustes rollides ja ülesannetes me oleme väga kergelt asendatavad. Ja see käib sageli väga kiiresti. Ja see on tegelikult väga loomulik ja väga hea, sest et ükski roll, mida me täidame, ei tohiks olla nii meie keskne, et mitte keegi teine ei saaks seda asendada. Aga need identiteedid, mis meil on, need on midagi, kus me tegelikult ei ole asendatavad, kus me oleme unikaalsed. Üks on see, et olla Jumala laps. Teine on see, et ma olen abikaasa Karitale. Ja ma ei ole asendatav selles. Kolmas on see, et ma olen isa oma lastele ja ma ei ole asendatav nendes. Ja kõige nagu sellisem viimastel nädalatel mingil hetkel täiesti juhuslikult, täiesti suvaliselt, mingil suvalisel hetkel, need samad 2 tüdrukut hakkasid magama minema, siis nad vaatasid mulle otsa ja ütlesid, sa oled kõige parem isa maailmas. Ja ma saan aru, et nendele ma olengi seda. See ei tähenda, et ma oleks nagu kõige parem isa maailmas. Kõik isad, kes te siin tööte, kõik kõige paremad isad. Aga oma lastele, sest et see on teie identiteet ja nii see peabki olema. Nendesse identiteetidesse, kes me oleme, nendele tasub mõelda, sest et see on see, kust kaudu Jumal tahab meie kaudu midagi teha. Ja kus me oleme kutsutud enne kõike. Paulus kirjutab Rooma kirja 8. peatükis 14.15. salm ütleb, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Appa, isa. Ja Galaatia 4.6, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Appa, isa. See on midagi nii isiklikku, midagi nii sügavat. Läbi selle, kui Jeesus on meie päästja, võime me vaadata Jumala peale öelda isa. Täpselt samade sõnadega, mida Jeesus ütles. Kui Jeesus oli Getsemani aias, siis ta ütles Appa, isa. See on väga sügav ja väga isiklik. Ja meie võime täpselt samasugusel viisil tulla Jumala ette ja tunnetada samamoodi Jumalat, nagu Jeesus seda tunnetas. Teine küsimus. Kas teiegi tahate ära minna? Ja see on huvitav küsimus, see on võib-olla ka huvitav kontekst, kus Jeesus küsib seda. Jeesus on saavutanud populaarsuse. Ta on teinud mitmeid imetegusid, aga päev enne, kui ta küsib seda küsimust, on ta toitnud Johannese evangeeliumi järgis 5000 meest ja naised, lapsed peale kauba. Ja inimesed on vaimustuses sellest. Ja see, keda inimesed näevad Jeesuses, siis ikkagi inimesed näevad temast sellist nagu oma vajaduste rahuldajat. Keegi, kes tuleb ja toidab näljaseid, keegi, kes tuleb ja võib-olla, et on poliitiline vabastaja, keegi Messias, kes vabastab meid võõra võimu alt, keegi, kes annab meile seda, mida me vajame. Ja siis järgmisel päeval Jeesus, kui ta on sissejuhatuseks teinud leiva, see paljunevate leibade ime ja need inimesed on saanud toidetud, siis järgmisel päeval ta räägib uuesti leivast, aga hoopis teises kontekstis. Ta räägib eluleivast, ta räägib sellest, et mina olen eluleib. Ja see kõne, mida Jeesus räägib, on väga suurele hulgale tema järgijatele väga raske kõne, sest nad ei suuda sellest aru saada. Kuidas saad olla sina leib, keda
me saame süüa. Ja võib-olla me võime mõelda, et miks Jeesus pidi nii kuidagi provokatiivne olema, et ilmselt ta sai ju aru, et inimesed ei mõista seda. Aga vaadake, ma arvan, et ühel hetkel me kõik oma usuteekonnal jõuame mingisse punkti, kus me seisame silmitsi mingisuguse valusa tõega. Mingisuguse hetkega, kus me peame ütlema, et kust Jeesus tahab meid viia nagu päriselt edasi sügavasse suhtesse endaga, küsida, kas sa oled ka selleks valmis. Vahel me teeme oma sellisest usust ja ka Jumala järgimisest niisuguse teatud mõttes mugava elustiili. Me tahame näha, et Jumal tegutseb meie elus läbi erinevate imetegude või läbi erinevate tunnustähtede või et see, et ta varustab meid, mida me vaja on. Ja Jumal tahab seda ka teha. Aga see ei ole see põhiline küsimus. Põhiline küsimus on ikkagi see, kes on Jeesus meie jaoks. Milline on see suhe meil Jeesusega? Ja kas me oleme valmis päriselt järgnema kõiges temale? Ja kas me oleme valmis ka järgnema seal, kus meile tundub, et tegelikult me ei mõista teda päriselt? Ma arvan, me kõik oleme tundnud seda ja nendes hetkedest, Jumal, ma ei saa sust aru. Ma ei saa aru, mida sa praegu teed. Ma ei saa aru, kuhu sa tahad mind viia. Ma ei saa aru, miks sa seda sellisel viisil teed. Aga need on hetked, kus meil tuleb hoida sinna Jeesuse lähedale. Ja need on hetked, kus sageli inimesed ütlevad, see on minu jaoks liiga raske. See on minu jaoks liiga raske. Ma ei osanud Jeesust näha sellisena. Ma olen puutunud ka kokku inimeste, kes ütlevad, ma olen pettunud Jumalas. Ja me oleme inimesed, rääkides nendest tunnetest, mis meil on. Meil on tunded, me oleme pettunud vahel ja me võime vahel pettuda ka Jumalas, sest me ei saa temast aru. Aga küsimus on, mida me siis teeme. Kas me ütleme, et ma olen pettunud ja ma lähen ära või ma ütlen, et ma ei saa aru ja ma olen tõesti pettunud, võib-olla ma isegi vihane millegi peale, aga ma usaldan sind ja ma tulen nende tunnetega sinu ette ja ütlen, Jumal, vahel, kui minul on sellised rasked hetked, siis ma ütlen, et Jumal, ma laotan kõik, sa näed niikuinii kõike, mis ma laotan selle kõik su ette praegu laiali ja lihtsalt korja sina mind kuidagi kokku. Pane sina mind kuidagi kokku tagasi. See, mis peab maha jääma, las see jääda maha, aga see, mida sa tahad üles korjata, pane sellest mind uuesti kokku tagasi. Ja kui Jeesus küsib seda siin, kas teiegi lähete minu juurest ära, siis mulle kuidagi nagu tundub, ma ei tea, ma ei oska öelda, mulle tundub, et see võib olla ka Jeesusel endal ka üks selline inimliku võitlus ja kurbuse hetk. Öelda, et kui ma nüüd olen nagu päriselt rääkinud, kes ma olen, kas ka teie äkki pettute? Kas ka teie, kes olete mulle kõige lähedasemad, lähete ära? Ja see võib olla kartus ja hirm selle ees, et tegelikult ma võin ka jääda üksinda. Lõpuks Jeesus ristil olles oli päris üksi. Aga sel hetkel jüngrid ja jällegi Peetrus on see, kes vastab ja ütleb, aga kuhu meil on minna? Sinul on igavese elusõnad. Teist korda Peetrus tunnistab seda, et Jeesus, sina oled, ja ta kasutab siin sõna, sina oled Jumala püha. Ja ütleb, et meil ei ole kusagile minna, me ei taha kusagile minna. Sellepärast, et see, mida me oleme, ja ta ei kasuta siin seda, ta ei ütle, et mida me oleme näinud sind tegemas. Ehk et mitte need imeteod, vaid sinul on sinul on igavese elu sõnad. See, mida sa räägid, see on tegelikult see, mida me vajame, mida me igatseme. Ma arvan, see on mingisugune sügavam suhtetasand, mis ka siit välja tuleb, kus sellistel hetkedel, kus meil on raske aru saada, kus meil on raske võib-olla mõista, me oleme valmis ütlema, Jeesus, ma ei taha kusagile minna, sest ma tean, et sinu juures ja lõpuks on igavese elu sõnad. Lõpuks on igavik see, mis on sinuga. Ja me oleme vahel silmitsi nende hetkedega, nende nii-öelda oma usuteekonna, Jeesuse järgimise tõe hetkedega, kus meid maailm ei mõista, kus meid meie sõbradki võib-olla ei mõista, kus meid võib-olla meie perekondki ei mõista. Aga Jeesus on seal. Sealt samast, kui me loeme veel Rooma kirja 8. peatükist edasi, need 14 ja 15 me lugesime, aga 16 ja 17 kirjutab Paulus, see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed, taas see Jumala lapse identiteet. Kui me
aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Ja Galaatia 4. peatükk 7. salm, nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. Siin läheb tegelikult see meie identiteet veel sügavamaks, mitte lihtsalt laps, vaid laps tähendab olla pärija. Ja pärija tähendab midagi sellist, et meil on kõik antud see, mis on ühele perekonna liikmele, ühele pojale, ühele tütrele, ühele lapsele. Ja see tähendab seda, et meil ei ole antud mitte ainult, lõpuks ei tähenda seda, et meil on antud head asjad, me tahame alati pärida midagi head ja suurt ja hinnalist. Aga see tähendab ka seda, nagu Paulus ütleb, me ka kannatame koos. Meil tuleb ka läbi minna rasketest aegadest. Kas see on osa sellest pärija identiteedist? Aga teisest küljest meid ka kirgastatakse ja lõpuks on ka igavik. Ehk et see igavese elu sõnad tähendab seda, et olles Jeesuse lähedal, olles temaga koos, pärime me lõpuks ka igavese elu, sest tema on see, kes meid on päästnud ka igavese elu jaoks. Ja 3. küsimus, kas sa armastad mind? Üllatus, üllatus. See on nüüd otseselt suunatud tegelikult Peetrusele. 3. korda me näeme siin Peetrust vastamas Jeesusele. Ja tegelikult see lugu on, selle eellugu on see, et Peetrus lõpuks, kuigi ta oli öelnud, kuhu meil on minna, sinul on igavese elu sõnad, siis kõige raskemal hetkel kõik jüngrid, kaasa arvatud Peetrus, jooksid Jeesuse juurest ära. Ja Peetrus selline libastumine või mitte libastumine, see oli ikkagi läbi kukkumine reaalselt, oli võib-olla nagu kõige karmim, sest et 3 korda ta oli salanud Jeesus ära. Hirmust, segadusest, millest iganes, aga ta oli 3 korda öelnud, ei, ma ei tunne seda Jeesust. Ja siis Jeesus tuleb peale oma ülestõusmist Peetruse juurde ja küsib temalt 3 korda, kas sa armastad mind. Minu jaoks on nagu Peetruse teine kutsumine siin. Kui Jumal oli Peetrust kutsunud tulema, jätma kalamehe amet ja tulema ja järgima teda, siis Peetrus läks ja jättis oma ameti maha ja järgnes Jeesusele. Aga siis, kui Jeesus suri ja kui ta risti löödi, siis Peetrus oli segaduses nagu kõik Jeesus järgijad. Ja ilmselt Peetruse peas olid käinud mõtted, et võib-olla ikkagi mul tuleb pöörduda tagasi selle kalamehe ameti juurde. Ja siin, kui Jeesus teda kutsub nii-öelda teist korda, siis see kutsumine baseerub millelegi sügavamale. Ja ma arvan, et see baseerub just sellele samale küsimusele. Peetrus, kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Ja Peetrus vastab, jah, ma armastan sind. Ja nüüd see suhe, mis tal oli Jeesusega loodud, see baseerus sügavale armastusele. Meie suhe Jeesusega ei tohiks kunagi jääda lihtsalt usu tasandile, vaid see peab minema armastuse tasandile. Kas sa armastad Jeesust päriselt? Kas sa armastad iga päev? Kas see suhe on selline armastuse suhe? Kus sa oled valmis selle suhte nimel kõik mängu panema? Ja me teame seda, kui me loeme Peetruse apostlite tegude alguses, siis see kutsumine jäi pidama. Peetrus jäi ustavaks ja kindlaks Jeesusele kuni oma elu lõpuni. Ja see, mida, kui me loeksime, me ei lugenud, aga kui me loeksime sealt samast esimesest kirjakohast edasi, Matteuse evangeeliumi 16. peatükist, kui Peetrus on öelnud, sina oled Messias, elava Jumala poeg, siis Jeesus ütleb siin, ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis tegelikult see kõik sünnib apostlite tegude raamatus, sest Peetruse tunnistuse peale rajab Jeesus oma koguduse ja algkogudus, kui 4 pühipäeval ja kui Peetrus jutlustas, siis kõigepealt said juudid päästetud
ja püha vaim langes nende peale. Aga hiljem Peetrus läheb jüngritega koos tunnistama ka paganatele. Ehk et see, mis oli nagu ennekuulmatu juutide jaoks, et see sõnum võiks ka paganateni jõuda, siis Peetrus on see, kelle kaudu tegelikult Jeesus viib selle sõnumi ka paganateni. Peetrus avas mingid väravad, avas Jumala suhte kõikidele, sõltumata sellest, mis on kultuur, mis on meie rahvus, meie sotsiaalne klass, mis iganes. Ja me näeme, et tegelikult läbi Peetruse Jeesus teeb kõike seda, mida Jeesus ise tegi. Tervendab haigeid, äratab surnuid ülesse ja rajab oma koguduse Peetruse tunnistusele, kasutades Peetrust selleks. Ja see rajaneb sellele suhtele, kas sa armastad mind, selle küsimusele, kas sa armastad mind. Ma usun, et igaühe meie jaoks vähemalt üks nendest küsimustest on täna ka vägagi aktuaalne. Sõltuvalt sellest, kus sa oma elus ja kus sa oma suhtes ja oma teekonnal Jeesusega oled. Kelle sina ütled minu olevat? Kas Jeesus on sinu päästja? Kas ta on sinu jaoks Jumala poeg? Ja kas see on sinu isiklik suhe temaga? Võib-olla sa oled hetkes, kus sul on raske täna Jeesust järgida. Kus midagi, olgu need su eluolukorrad, olgu need mingid suhted, olgu see mingisugune võib-olla ka raske tõde su elus. Ja kus sa tõsiselt mõtled, et ma ei tea, ma olen pettunud Jumalas. Siis ma usun, et see küsimus, kas sina tahad ka ära minna, peaks puudutama su südant. Ja ma tahaks lihtsalt julgustada, et sa jääd sinna Jeesuse juurde. Sest et isegi siis, kui me ei saa alati temast aru, isegi siis, kui meil on raske vahel teda järgida, ainult koos temaga lõpuks me saame minna läbi nendest aegadest ja nendest olukordadest. Või kolmas küsimus, mis ma usun, mida Jeesus tahab meilt iga päev küsida. Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind täna? Ja kas sa oled valmis minuga tulema sinna, kuhu mina tahan sind täna viia? Ma hiljuti muutsin oma sellist hommikupalve sõnastust natuke ja vahel sõnastus võib-olla, ma ei tea, mõtleme, et kas sellel on nii väga tähendust, aga kui selles on nagu midagi, mis meid ennast seest nagu muudab või me mõtleme, siis võib-olla sellel on. Ja ma olin ikka palvetanud aastaid ja ma ei tea, nii kaua kui ma mäletan, palvetanud nii-öelda päeva Jumala kätte. Iga päeva palun Jumala kätte. Ühel hetkel ma kuidagi tundsin, ma ei tea, kas see palve on kas see on päris õige palve, sest et iga päev siin maa peal niikuinii tema käes. Kas see minu palve, et ma palvetan ühe päeva Jumala kätte, kui palju see midagi muudab minu jaoks? Aga see, kui ma palvetan, Jumal, ma palun ennast selles päevas sinu kätte, siis see hakkas midagi muutma. Ma hakkasin korraga aru saama sellest, et kui Jumal saab teha palju asju, aga on mingid asju meie elus, mida Jumal ei saa teha. Tema ei saa lõpuks meid sundida milleks, keda ei tahaks seda teha. Ja kas see, kuidas meie ennast talle üle anname, kuidas me oma elud talle üle anname, see lõpuks sõltub sellest meie otsusest, kas me oleme valmis ennast päriselt tema kätte andma. Ta ei võta mitte midagi vägisi meilt ära. Ja sel hetkel, kui ma hakkasin palvetama või kui ma palvetan seda, et Jumal, ma annan selles päevas ennast sinu kätte, tee sina selles päevas minu kaudu, mida iganes sa tahad teha. Siis ma olen hakanud märkama midagi. Ma olen hakanud märkama, et Jumal tõesti juhib kuidagi juhuslikult inimestega kokku, kellega ma võib-olla ei osanud kokku puutuda, juhib mingeid vestlusi. Ja ma olen viimastel nädalatel käinud kõndimas ühe mehega, kes vajab kedagi, kellega koos kõndida ja jagada oma elu. Ja kuidagi meie vestlustest tekkis see sama jutt välja, ma ütlesin, kuidas ma palvetan, ta ütles, ma võtan selle kaasa. Ta tegelikult ei ole veel, ta tunneb Jumalat, aga ta ei ole ilmselt veel päris seal, kus ta oleks saanud öelda, et jah, Jeesus on mu päästja ja Jumala poeg. Ja siis ta ütles, aga ma hakkasin seda palvetama, üks hommikul ma palvetan seda palvet, kui ma hommikul lähen tööle, ta on õpetaja ja siis ta ütles, ja siis mul tekkis üks vestlus ühe õpilasega. Ja väga sügav ja väga oluline vestlus ja ma sain aru, et tegelikult see oli nüüd täpselt see, mida Jumal tegi. Et ta minu kaudu kuidagi moodi rääkis selle õpilase ellu. Ma mõtlesin, et see on see, mida Jumala vaim teeb. Kui me anname ennast täielikult tema kätte. Ja ma tahan väga julgustada sind palvetama iga päev seda, et Jumal saaks sinu kaudu teha seda, mida tema tahab teha. Et Jumal
oleks see, kes juhib sind igas päevas ja sa annad oma elu ja iseennast täielikult talle üle. Ja see kõik baseerub tegelikult sellel suhtel, armastuse suhtel Jeesusega. Kui me armastame Jeesust, siis me teeme seda rõõmuga ja isegi siis, kui meil on vahel segadusi ja raskusi, me teame, et tema teab kõige paremini, tema juhib kõige paremini ja kõik on lõpuks tema käes. Aamen. Jeesus, ma tänan sind selle eest, et sina oled hea. Ma tänan sind selle eest, kes sina oled meie jaoks. Ma tänan, Jeesus, et sina oled Messias ja Jumala poeg ja selleks sa tulid siia maailma ja seda sõnumit sa tulid jagama. Ja ma tänan selle eest, et sinu jüngrid ja sinu järgijad, kes jäid sellele usule ja sellele suhtele kindlaks, Jeesus, et nende kaudu sina rajasid oma koguduse. Rajasid koguduse, millest ka meie võime täna osa olla. Jeesus, ma usun, et need samad kutsed ja need samad küsimused on täna täpselt samamoodi meie igaühe ees. Jumal, ma palun, et sa võiksid puudutada ka praegu igat ühte meist siin ja Jumal, küsida seda, mida sina pead just meilt igalt ühelt küsima. Võib-olla see on üks nendest küsimustest, aga võib-olla on Jumal mingi küsimus, millele sina ootad, et me vastaksime. Jumal, ma palun, et see küsimus võiks väga selgelt meie südameesse tulla. Me võiks tunda ja tajuda seda, Jumal, mida sina ootad meilt. Ja Jumal, ma tänan selle eest, et sina oled alati olemas meie jaoks seal. Jumal, sa ei läkita meid kusagile üksinda ilma sinu väe ja sinu vaimuta. Jumal, sa oled oma vaimu pannud meie sisse elama. Sa tahad läkitada meid, Jumal, selle vaimu juhtimises ja selle vaimu väes. Jumal, ma tänan, et me oleme armastatud sinu poolt. Ma palun, Jeesus, õpeta meid rohkem armastama sind. Jeesus, aita, et me võiksime kogeda nii oma mõistuse, oma südame, oma hingega seda armastust, Jeesus, mille sina oled pannud meie südamesse, see armastus, millega sina meid oled armastanud. Ja jaga seda meie kaudu välja, igale poole, kuhu me läheme, oma igas argipäevas, oma igas eluolukorras. Tänu sulle, Jeesus, kes sina oled, ja tänu sulle, Jeesus, kelleks sina oled meid loonud, kelleks sina oled meid kutsunud, kelleks sina oled meid kujundamas ja kellena sina tahad meid läkitada. Aamen.